kõik need tülid ja madinad, mis toimuvad kusagil uudistes või poliitikas või äris või tont teab kus, et see päris asi on siit ikkagi kusagil mujal, et see, mis inimesed on oma ülemõtlemisega ja närvilisusega tekitanud, et see ei ole päris. Et see on midagi, me teeme natukene valesti, et sellist ennast hävituslikku protsessi on hästi palju, aga siis lähed metsa, vaatad neid puid, kes on seal olnud võib-olla 100 aastaid. Kõik on hästi, kõik läheb edasi. See on nii vähe oluline see selline niisama mõttetult kiirustamine, kellegi peale nähvamine, midagi arvamine, kellelegi halvasti ütlemine, niisugune nurgelisus. Ja siis vaatad seda voolavat jõge ja et seda teist poolt on tarvis või seda tasakaalu on vaja ja ma arvan, et seda on kõigile vaja. Aga kui me väga kaugele jääme sellest, põlvkondi kaugele, siis ma arvan, et võib tekkida hirm ka selle vaikuse ees. Ja ma mõtlengi, et huvitav, kui geenidesse meil võib olla, sest praegu mina ütlen, et see tundub iga eestlase salaunelm elada sellises keskkonnas ja olla seal, on ju. Aga võib-olla inimesele, kes ei ole kunagi sellest maiku suhu saanud või ei ole kunagi puutunud kokku sellise maailmaga, millest kirjutab Mikita või ei ole on ju elanud, ta on sündinud siin Tallinna kesklinnas, ongi täiesti uue põlvkonna inimene, tema ei tea või tema ei teagi seda, mida igatseda, on ju, et temale tundub see võib-olla siis see võib olla hirmutav ja see võib olla hirmutav, et mine tea, kes sealt põõsa tagant tuleb. Seal on loomad ka. See on hästi veider, et pime mets on mulle tundunud kohati siuke nagu õdus koht või hämar mets on ju. Eks ju, vot just nimelt. Aga nüüd, ja ma olen enam kui kindel, et see keskkond, milles me viibime palju, et see mõjutab meid. Et kui sa võtad, lähme nüüd Eestist näiteks välja kuhugi, et arusaadavalt on selle inimese elamine, olemine, ma ei räägi sellest, mis asjad tal on, vaid see, kuidas ta ennast tunneb ise enda sees. Ma ei tea, lähme Keenia külla kuhugi või lähme siis kuskile sinna Tokyo suurlinna. Täiesti erinevad maailmad, täiesti erinevad tajud ja maailmad. Mida sa märkad, mida sa tajud, mida sa kuuled, näed, mida sa tähele paned. Ja nüüd on küsimus, et kuidas me tahame või mis suunas me tahame liikuda. Mõnes mõttes on muidugi väga õige ja hea, mida rohkem meid elab üksteise otsas, seda vähem me neid ressursse raiskame, eks ju. Et nagu sipelga kuhi, et las nad elavad nii, aga et kui sa mõtled, et mis asi see on, et kui sinu all elab külje peal üleval igal pool nendes suurtes korrusmajades, et kõik see energia on kõik sinu kokku pressitud, et sa võid uskuda või mitte uskuda, aga ma arvan, et sellest erinevusest saad aru, et kui sa lähed sinna tõesti metsa või rappa, et siis järsku on kõik kuidagi teistmoodi. Et ise endaga päriselt kokku saada ja et olla siis on vaja seda teist tempot aga ega sellest mugavustsoonist välja tulek ei ole mugav ja ma usun, et väga paljud ütlevad, mul on väga hästi. Et mul on kõik väga hästi. Sest sa oledki see on see, millega sa oled harjunud. Aga võiks proovida leida neid teisi viise. Sõita mingiks ajaks natukene eemale. Küll selle koha leiab. Äkki kunagi tulevikus kajastub see ka meie turuolukorras, et kuskil mingis hajakülas maja maksab sama palju kui Tallinna kesklinnas ja ka Tallinna kesklinna korter on kõige odavam asi üldse. Aga see on veider, sest ma imestan, et appikene, et vaadake, mis asjad maksavad ja siis sa mõtled, et miks ma mida sa kõike sa saaksid, veel on Eestis neid kohti, mis on imekaunid kuskil täiesti puutumatus looduses, et veel on võimalik endale leida. See on tohutu luksus ju tegelikult. See on meeletu luksus. Mõtle, miljardärid, kes ehitavad endale tohutuid seinu, müüre, ma ei tea, kusagil Dubais, et seal siis elada, et sul oleks mingigi privaatsus. Aga ma lähen ja jalutan ihualasti oma majast jõkke, ujun, olen ja seda ilu on lihtsalt neid tohutult palju, seda puutumatut loodust, seda kõike, et ma olen miljardär ja see ei maksa nii palju. Et lihtsalt nagu mõelda et ega see elu on nii üürike
lihtsalt nagu teda ei ole nii palju, et teda, mis see siis oli, et olin nüüd siin maa peal, elasin ära, mis tegid siis tööl, käisin jälle tööl, siis närvitsesin ja karjusin kellegi peale. Ja see ongi see. Et võib-olla anda endale võimalus midagi muud ka kogeda. Mingi hetk tundub jabur see, et mis sa siis ära oled teinud viimase 5 aasta jooksul ja siis ütled, et ma ei tea, ma olen kõige kuumemate baaride kõikidel avamistel käinud ja mingi juhke asi. Aga üks ei välista teist, ma ütlen, et tegelikult jõuab seda ka. Et kui sa ise oled nagu rohkem paigast, siis sa näed, et tegelikult jääb energiat nagu selleks ka, et kui on vaja tulla kuskile mingi tore avamine, muidugi ma tulen. Et see ei ole üldse küsimus. Eesti esu.